Tere päevast, hea Postimees TV vaataja ja meie saate Peetri Pilk kuulaja. Oma tänaseks saatekülaliseks olen kutsunud rääkima peamiselt Iraanis toimuva kriisi teemal hea kolleegi ja ka sõbra härra Art Johansoni Balti Kaitsekolledžist, sõjaajaloo ja strateegilise planeerimise lektori. Arutame peamiselt täna Lähis-Ida kriisi üle, kuid alustame, nagu Peetri Pilgu saates ikka, ka viimase aja kõige kuumemate uudistega ja võtamegi kohe oma esimese uudise, milleks on Postimehe juhtkiri pealkirjaga Jätke hinded rahule. Nimelt haridusministeeriumist ja ka eri muid kanaleid pidi liigub üha rohkem ühiskonna poole teatud huvitavaid signaale sellest, kuidas olgu siis põhikooli või siis koolide erinevate alamate astmete juures üha enam proovitakse liikuda siis hindamisjärgsete hindamissüsteemide juurde või kuidas neid nüüd nimetada, et me ju teame, mis see on see nii USA's kui paljudes Euroopa riikides ära proovitud selline sundvõrdsustamise ideoloogia, kus ütleme väike Juku või väike Mari saavad oma mingi tulemuse kätte lihtsalt selle eest, et nad on midagi teinud, aga ei panda enam teatud mõttes konkureerivasse ja ka meritokraatlikku lääne tsivilisatsioonile ja ühiskonnale traditsioonilisse meritokraatliku konteksti enam laste õpitulemusi. Ja lugesin suure murega ka näiteks meie viimast haridusraportit, kus oli üks selline väike kommentaar oli ka Aune Palgult, kes ütles välja sellise lause, et neoliberaalne ehk võistluslik hindeid ja pingeridasid väärtustav ning ühetaolisust toetav haridusparadigma on kadumas. Ja ta isegi kutsub siis kuidagi pealkirja vormis või lausa neoliberaalse haridussüsteemi õõnestamine humanistliku süsteemi mõõdikutega oleks siis nagu mingisugune uus lahendus meie haridusele, kuri neoliberalism, kapitalism versus siis selline õiglus, sotsiaalne õiglus, et kuidas kommenteerid? No osa sellest Aune Valga kommentaarist on lihtsalt üks sõnasalat, et sellest tõesti on raske aru saada. See oli haridusraportisse, mis alles ilmus. Et selles mõttes, aga kui ma toon eristava hindamise näiteks, ega ma olen alati öelnud, et nagu sotsialismis, kui kõik olid võrdsed ja said ühe palju, siis tegelikult need, kes pidid pingutama või tahtsid pingutada, ei soovinud pingutada ja need, kes teadsid, et nii ehk naa, tulemus on selge, ehk näiteks kui ongi see sama mitte hindamine, vaid siis mingi aine läbimine, siis need, kes tegelikult ei näe eristavat hindamist, miks neil vaja pingutada selleks on, eks ole, et saavutada parem hinne. Üldiselt ei ole ja need, kes lohisevad veel rohkem selle tõttu, et nad teavad, et see kõik saavad läbi, eks ole. Et ikkagi selle eristava hindamise puhul on see, et hea hinde saab inimene, kes pingutab ja tegelikult vaeva selleks näeb. Ja see kindlasti on eluks väga vajalik oskus, sest tegelikult tulevikus elus läbi lüüa ilma erinevaid sooritusi tegemata ju on väga keeruline. Ja tegelikult me õpetame nagu teatud määral inimesele õpitud abituse selgeks. Ja igal inimesel on oma anded, kus ta peabki juba lapsena teada saama, kes on tema või kuhu tema sobitub. Meie ei saa näiteks tõenäoliselt luikeda järve baleriinideks või väikeste luikeda seda tantsu tantsima. Loogiline, eks, aga mingile väiksele õblukesele tüdrukule see jälle võib olla näiteks hea ja jõukohane, eks. Ja kui me lastelt võtamegi selle võimaluse ära juba varajasest peale tunnetada, mis on nende võimed üldse ja hindamine ju teatud mõttes näitab seda, olgu kehalises kasvatuses kui matemaatikas. Igal inimesel on oma mingi ja ta peab selle teada saadma ja see sundvõrdsustamine loobki meie ühiskonna siis uueks selliseks sotsialistlikuks mingisuguseks uueks maailmaks. Aga luba ma nüüd oponeerin sulle, et mine sa tea, äkki kui me sellest neoliberaalsest raskest koormast lahti saame, äkki me saame luikede järve tantsida tulevikus. Nagu tummade ja kurtide koor ju tahtis ka laulu peale. Just, eks ole, et see nagu, aga tõesti nagu see on ikkagi selgelt
tahaks nagu aru saada, kuhu poole liigutakse, eks ole, aga selles mõttes ühesuguses, miks ma ütlesin, Taune Valgu lauses oli loogika viga, ta ütles, et praegult on kuidagi ühesugusus soositakse, siis vastupidi, see nii-öelda ikkagi arvestustepõhine hindamine tähendaks just ühesugususe soosimist, kus tegelikult erinevused välja ei paista. Ja ka kehalises kasvatuses, eks ole, hinnatakse sooritus, see on väga kergesti mõõdetav, seal subjektiivsus selles mõttes puudub, eks ole, et jooksuaeg on jooksuaeg, et ja kindlasti näiteks mina ütlen küll, et minu kooliajast oli sellest väga palju kasu, et ikkagi pingutasid, et joostama 8 kilomeetrit alla 32 minutit, 5 kätte saada. Et ja nii see on. Aga lähme nüüd kohe järgmise pilku köitnud uudise juurde. ERR-is siis on selline uudis, et AK Nädal tegi ülevaate poliitilistest mõttekodadest Eestis. Ja juba viimased paar nädalat lööb veidikene laineid siis üks uus mõttekoda, mille asutasid Ott Lumi, Veiko Lukman ja Leif Kalev. 3 üpriski ühiskonnas siiski tuntud inimest, kes on tuntud sõnavõtjatena nii poliitika kui Veiko Lukman ka osadel muutel erinevatel teemadel, et tuntud inimesed ühiskonnas kedagi ei nimetaks mingiks äärmuskonservatiiviks või et pigem sellised tunduvad isegi klassikaliste liberaalidena ja milline hirmus selline kisa või vastu selline karjumine hakkas, et kodanikud ise oma initsiatiivist teevad uue mõttekoja ja lähmegi nüüd oma 3. uudise juurde, et juba mis siis Delfis jupp aega tagasi juba ilmus, et seal juba tehti sellest uuest mõttekojast sidudes seda muide Ühiskonnauuringute Instituudiga, mille meie kunagi, et me oleme siin ka erapoolikud, et oleme ise ka ühe mõttekoja asutajad täpselt 10 aastat tagasi aastal 2016 ja siis kuidas näiteks koalitsioonipoliitikud tõlgendasid seda, et Reformierakonna fraktsiooni esimees siis Riigikogus Õnne Pillak mainis Delfile siis, et poliitikat kujundada püüdvate organisatsioonide rahastus ja eesmärgid ja võrgustikud peaks olema algusest peale läbipaistvad ja arusaadavad. Avatus aitab vältida nii põhjendamatuid kahtlusi kui ka võimalikke pahatahtlikke mõjutusi idanaabrite poolt ning loob ausa aluse sisuliseks väärtusaruteluks. Ja lisab veel, et seega kui suurelise nimega MTÜ suudab tagada algusest alates täieliku läbipaistvuse oma rahaasjades ja soovitatavates eesmärkides, konservatiivne poliitika näiteks pereasjus, kus noored naised nagu mina peavad kuulama vanemate meeste soovitusi laste planeerimisel, siis vähemalt teame ausalt, millega tegemist on. Väga kummaline, et selle uue mõttekoja puhul siis viitega ka Ühiskonnauuringute Instituudile, mille meie kunagi asutasime, juba räägitakse idanaabri mõjutustest, mingitest keskealistest meestest, kes, ma ei tea, sunnivad siis noori naisi, kuigi Õnne Pillak on vist ka 43 või ma ei tea, siis sunnivad, ma ei tea, noori naisi peret või lapsi planeerida. See on selline niivõrd jabur oli seda lugeda, et nagu kodanikud ei tohikski enam oma initsiatiivil teha ütleme, see ei ole ju riigi raha, vaid see on ju erarahastuseks, erainitsiatiiv. Esiteks annan nagu Reformierakonnale kohe soovitus, et olgu see avalik ja ma sellest raha ei saa, eks ole, et mida rohkem nad selliste seisukohtadega esinevad, seda vähem on neil tõenäoliselt nende reiting kuskil üldse tõuseb. Et see on nagu jällegi väga suures osas vasturääkiv, sest ma ütlen, kui ikkagi objektiivselt seda asja vaadata, siis mul endal puudub igasugune kokkupuude uue mõttekoja loojatega, aga samas ma pean ütlema, ma väga tervitan, et erarahadel baseeruvat mõttekoda Eestis tehakse ja see on vastupidiselt Õnne Pillaku väidetele, see just meid eristabki idanaabrist, et meil ei ole kõik kontrollitud, eks ole. Mitte üks president, üks partei ei ütle, mida rahastada, vaid kodanikud ise. Ja hämmastav ongi, et Eestis tegelikult kodanikuühiskond on nagu kanajalgadel, sest enamus nii-öelda kodanikuühiskonnast on tegelikult riiklikult rahastatud ja mängitakse siis nagu sellist objektiivset mängu. Ja ma mäletan, ERR tegi eelmine nädal muga intervjuu ja näiteks küsiti, et miks siis uuesti konservatiivne mõttekoda ja siis samamoodi ma küsisin ajakirjanikult vastu, et kas meil on mõni riigi poolt rahastatud üldse konservatiivne algatus. Isegi kui me võtame näiteks kõik need kultuurilehed, mis meil on, eks ole, nad on, ütleme, isegi radikaalsemad tunduvalt kui päevapoliitika, eks ole, kui me loome siin Müürilehe artikleid, mis tõesti, ma ei leia, et maksumaksja peaks sellist
selliseid kirjutusi avaldama, eks ole. Või muud sellised ERR-iski kas või tehtavad saated osad, eks ole, et see on selgelt näha, et nad on ideoloogilise hõnguga ja tegelikult pole siis ime, et sul sealt konservatiivselt suunalt tekivad mingid mõttekojad, aga Eestis tõesti on siiani ju kaks maailmavaatelist mõttekoda, üks on sihtasutus Liberaalne Kodanik, Tarmo Jüristo juhitud ja teine on siis Markus Järvi ja Varro Vooglaiu algatus sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks. Aga näiteks, kui me võtame Ühiskonnauuringute Instituudi, siis meie eesmärk on ju vahendada arvamusuuringuid või rahva arvamus siis avalikkusele ja ma mõtlengi, et ükskõik mis erakond seda teha tahab, saab ka oma uuringut tellida ja tellivadki, eks ole, et näiteks seal mingit varjatust otsida on täiesti meelevaldne või paha. See ongi absurdne, et lihtsalt teatud selline progressivistlik seltskond erakondlasi lihtsalt leiab, et see ongi riigi monopol ehk avalik raha peaks olema, mis maksab kinni kodanikuühiskonna ja siis iga kodaniku initsiatiiv see siis tambitakse maa sisse. Mis on erarahadel veel. Siis on idanaaber, eks see on, et siis Ott Lumi ja Veiko Lukman ja Leif Kalev hakkavad siis, ma ei tea, idanaabri. Pigem on idanaabri stiilis see, et just sellised algatused maha tambitakse ausalt öeldes, et nagu ma ütlen, et Putini Venemaale ega ka ajatollade Iraanis naljalt ei tee. Riigi välist mingit mõttekoda. Ja näha, et Eestis ka ikkagi nagu seda stiili viljeleb praegult ikkagi Õnne Pillak ise, eks ole, et seda ei tehtaks või seda algatust teeb maha. Näiteks ma tõesti tahaks näha, kus on keegi deklareerinud, et teda sunnitakse lapsi saama. See on ka arusaamatu. Ausalt öeldes on see nagu sama jabur, kui öeldakse, et naistest tehakse sünnitusmasinaid. Ainuke, kellelt ma seda argumenti kuulen, ongi üldiselt see sama liberaalne entourage, kes tegelikult ei taha üldse rahvastikukriisiga tegeleda, eks ole. Ja rääkides seda, siis ma tervitan näiteks nii Salka, seda sama Varro Vooglaiu algatus kui ka praegust põhimõttekoja algatus, sest tõesti seal on näha, kas on rahvaannetused või on erarahad seal taga. Ja see nagu on ainult tervitatav tegelikult. Absoluutselt. Ja lähme täna oma viimase uudise juurde, mis käsitleb ka ühte meie siis Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlust, mille tegime presidendi kandidaatide populaarsuse teemal ja nagu ka Priit Hõbemägi tõdeb, et Alar Karise toetus võrreldes teiste kandidaatidega on ikkagi märkimisväärne ja mis siis ka Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusest tuvastasime, et jah, kas see on nüüd vastuolu valitsusega või millest see Karis sellise ikkagi päris komeedina niimoodi kõikide teiste kõrvale kerkis. Keeruline öelda, aga fakt on fakt. Ja ega tegelikult olgem ausad, see välisminister Tsahkna vastandumine Karisele aitas Karist. Kindlasti, väga tugev. Me räägime sellest, et me näeme, et selgelt ka konservatiivsemate valijate seas on Karise populaarsus tõusnud. Ja see ongi nüüd see olukord, et teatud määral on praegused valitsuserakonnad, eriti Reformierakond ja Eesti 200 just kahvlis sellega, et Karis on niivõrd populaarne, et väga raske nüüd tõsta tema kõrvale teist sama populaarsest tegelast, näiteks Marina Kaljuranda. Ja see ütleme niimoodi, et osalt on laks ise enda võttes sellile. Et alustati sellist täiesti kindlat suunatud rünnakut ühe mehe vastu, ikkagi vahendeid valimata ja siis mis tulemuseks saadi ongi oma enda võttest selili. Aga liigume nüüd kiirelt edasi siiski nii Eesti ajakirjandust kui maailma avalikust kõige enam erutava teemani, milleks on konflikt Lähis-Idas ja mis on sinu kui sõjaajaloo ja vastavate teemade õppejõu, Balti Kaitsekolledži õppejõu, et siis koolitad ja annad loenguid NATO erinevatele ohvitseridele erinevatest riikidest, mitte ainult Eestist, vaid üle maailma kõikvõimalikele juba vanematele härrasmeestele, kes on juba õppinud ohvitserid. Ja olekski sulle küsimus, et näiteks Kristi Raik, Kaitseuuringute Keskuse juhataja alles esimeses stuudiosaates, see oli vist üleeile, 3. märts oli see kuupäev, väitis ligikaudu midagi sellist, et USA-l ei ole ju või Ameerikale, et ei ole ju mitte mingit sihti või lõppeesmärki või et see sõda oleks nagu kuidagi, ma ei tea, ehku peale või ilma eesmärgita, et Trump proovib mingit oma populaarsust lihtsalt suurendada või selline, mulle jäi seda Kristi Raiki kuulates ja paljusid teisi sarnaseid arvamusavaldusi väga kummaline maik suhu sellisest kuidagi selline ebakompetents teemal
nagu voolas üle nendest saadetest, et kuidas sa kommenteeriks seda? No suures pildis ma nüüd muidugi ei fokusseeru ainult Raigile, et Eestis olev see debatt on näha, et tegelikult et selline geopoliitiline tunnetus ei ole Lähis-Ida kontekstis kõige parem. Et kas või see, et puudub plaan. Mida me näeme praegu ikkagi Iraani puhul, et on kaks riiki, kes seal peamiselt on initsiatiivi võtnud, üks on Iisrael ja teine on Ameerika Ühendriigid. Ja kindlasti nüüd erineb, nende eesmärkides on teatud erinevused sees, sellest võib rääkida. Aga eesmärgid on täiesti selged ja ütleme niimoodi, et seal on küsimus, kas need eesmärgid õnnestub täielikult saavutada või osaliselt saavutada. Et tegelikult Iraani konflikti puhul me räägime sellest, et toimus üks ajaloo suurimaid õhuoperatsioone üldse, kus ameeriklased ja Iisrael koos tegutsesid ja selle eesmärk nagu ütleme niimoodi, et kui ma võtan selle Iraani konflikti geopoliitilisel skaalal kokku, siis me peame nägema seda, et Iraanis on revolutsiooniline valitsus. Ja see revolutsiooniline valitsus soovib seda revolutsiooni laiendada. Me võime tuua näiteks Nõukogude Liidust, kes oma mõju nii Ladina-Ameerikas kui ka mujal maailmas üritas laiendada ja seda erinevate meetoditega ära kasutas, eks ole. Seda nii Aasias, seda nii Euroopas, seda nii Aafrikas. Ja sellise revolutsioonilise režiimi puhul ongi see, et kõige suurem või strateegilisem eesmärk oleks muidugi võimuvahetus, mis ei tundu tõenäoline, kui see saavutataks, muidugi oleks see minu jaoks üllatus, vaid eelkõige inglise keeles on nüüd sõna mitte change, vaid transformation ja see on nagu võimu muutus või võimu transformeerumine. Ehk kas tehakse kokkulepe siis ikkagi selle sama revolutsioonilise valitsusega, aga kui soovitakse võimu muutust, siis läheb juba sõjaliselt asi keeruliseks, sest tegelikult, et Iraanis saada teha võimu muutust, tuleb lahti saada revolutsioonilisest kaardiväest, kus on mitusada tuhat liiget ja revolutsioonilise kaardiväest lahti saamine ei ole kindlasti nii kerge ülesanne, kui korraldada neid õhuoperatsioone. Ma võin muidugi teisi eesmärke veel välja tuua, mis on nagu rohkem niisugused operatsioonitasandi eesmärgid, näiteks ballistilise võimekulise likvideerimine või siis näiteks mereväest lahti saamine. Lisaks loomulikult võitlused Iraani varivägedega, Hezbollah, Hutid, kes on tegelikult pikalt Lähis-Idas provotseerinud konflikte. Aga kui asi lühidalt kokku võttes, siis tegelikult miks ka Araabia riigid toetavad praegult ikkagi Ameerika Ühendriike, nad näevadki, et see Iraan on tegelikult nii palju susserdanud seal regioonis, et nad saavad tegelikult nendest Iraani võimalikest nagu siis varivägedest lahti, inglise keeles proxy forces, ja sellest on nagu suur abi regionaalsele julgeolekule. Aga Eestis tõesti see debatt on olnud kas majanduskeskne või üldiselt on ta olnud siis rahvusvahelist õigust tuuakse mängu, siis nagu ma ütlen, et antud kontekstis on see pigem asendustegevus kui asja sisust rääkimine. No see on selge, et see rünnak oli tulemas, see oli mõnes mõttes päevade küsimus, mõnes mõttes nädalat, et kõik teadsid, et see sõda hakkab seal. Selle ärahoidmine oli tegelikult pea võimatu, et üldiselt see tundub, et vastab tõele, et juudid pigem soovitasid ameeriklastel olla selle algusajaga nagu konservatiivsem oodata, et nad jõuaks oma eriagendi võrgustikuga piisavalt pinnast luua ja pommitatavaid objekte ära märgistada, et Trump võib-olla oleks tahtnud kohe juba nüüd siin eelmise aasta lõpus või uue alguses rünnata, aga et natukene hoiti tagasi, et saavutada parem planeerimine ja nagu sa tõesti väitsid, see on üks maailma ajaloo suurimaid õhuoperatsioone, mis on hiilgavalt õnnestunud, et Iraani praegune see võime ballistiliste rakettidega rünnata, aga droonivõimekus, see on kohati juba 90% sõja esimeste päevadega vähenenud. Mereväest on saanud allveevägi ehk ülendatud allveelaevad. Et pealveelaevad asuvad merepõhjas, et sõjaliselt on see on jah hiilgava teostusega olnud kõik ja nüüd täpselt nagu sa mainisid ongi, et mis siis edasi saab, et juutide eesmärk on tõesti, nemad toetavad kõige rohkem Reza Pahlavid ehk siis šahhi. Monarhiste siis võiks öelda. Monarhiste, sest Reza Pahlavi eelmise šahhi poeg, kes on tegelikult ametivande juba andnud 80-ndatel Kairos 80. aastal. Ameeriklased on jah pragmaatikud, sest Iraagi näide ju näitas, et kui sa hävitad, ajad kogu võimu minema, siis tsiviilvõimu kadumine toob kaasa kaoseks, nagu juhtus Bagdadis. No siin saabki väga hästi välja tuua, et mingil määral on praegune administratsioon loobunud dogmadest, nagu et ekspordime demokraatiat. Et ei tasu ära unustada, et Lõuna-Korea
Taiwan, keegi polnud algselt demokraatlik, kui nad iseseisvust saavutasid, et see oli nagu aeganõudev protsess, ega siiani Singapur ka tegelikult ei ole demokraatlik riik olemuselt, aga see ongi nagu see võim on muutunud, osad on muutunudki demokraatiteks, teised on siis nagu veel hoiavad oma võimu enda käes, eks ole. Ja kindlasti ka Lõuna-Korea näitel võib ka tuua vägagi huvitavaid autokraatlikke elemente nende konstitutsioonist välja. Aga nüüd ma toon sulle ühe lisanäitena selle, et me ei ole üldse analüüsinud tegelikult Iraani enda tegevust, et Iraan on pommitanud enamusi regiooni naaberriike, aga miks see on toimunud? On toimunud see selle tõttu, et Khomeini, kes maha löödi, jättis endast maha pärandi, kus tegelikult ütles, et kui juhtub see, et tsentraliseeritud juhtimine kaob, siis üksustel on õigus võtta vastavalt otsuseid vastu raketid välja lasta, sest eelkõige on eesmärk neid rakette kasutada, mitte lasta vastasel nad ära. Sest ameeriklased ja juudid oleks nad maa tasa teinud, kui nad ei oleks välja lastud. Siis oligi paljudel tõenäoliselt väeosadel oligi dilemma, et kas me laseme need raketid välja või tuleb üks õhulöök ja need hävitatakse lihtsalt ära. Ja näiteks seesama, kus Türgi vastu saadetakse, eks ole, ballistiline rakett või mõne, seal teised üksused, näiteks seal regioonis on Omaan, kes on vahendanud rahu, eks ole, keda tegelikult, ma ei usu, et Iraan soovis pommitada, siis Omaan sai oma osa, eks ole. Et see ongi nagu selline pärand, mis Khomeini maha jättis, aga nüüd küsimus tegelikult sõjaliselt on, kui palju praegu Iraan üldse omab tsentraliseeritud kontrolli oma üksust üle. Et see on nagu kindlasti mida aeg edasi, seda rohkem nad taastuvad. Aga see nagu just see Iraani enda tegevus on olnud väga sporaadiline, mis näitab seda peatolekut Iraanis endas. Aga et siin see küsimus ongi, et väita, et see on kuidagi kaootiline. Just USA või Iisraeli lähenemine. See on ikka detailides läbimõeldud. Üks maailma ajaloo kõige paremini läbimõeldud selliseid operatsioone, mis on praegu toimumas ja see on täiesti selge, et täpselt nagu sa mainisidki, vähemalt USA eesmärk ei ole mitte kõiki vana režiimi ametnikke lihtsalt minema ajada, vaid saada neist mingisugune osa koostööle, kas või Teherani see veevärk, see on ju katastroof olukorrast lüüa minema ära need ainsad inimesed, kes teavad, kuidas süsteemid toimivad alates valgusfooridest kuni veevärgini, et see on paratamatu, et peab kompromissile minema ka mingi nagu praeguse ringkonnaga. Aga äkki on põhjus selles, et lihtsalt jätta juutidele ikka vaba voli jälgida Teherani liikluskaamera kontrollist. Aga tegelikult olgem ausad, jah, tõesti, et ei ole hävitatud tsiviilinfrastruktuuri. Kõige tõsisem löök oleks veevärgi pihta, järgmine oleks energeetika. Aga ärme unusta ära, et Iraani enamus nafta ja gaasitootmisest toimub Khuzestani provintsis. Mul on alati seda väga raske hääldada, mul loengus ka sellega probleem. Aga see on nüüd see provints, mis on tegelikult väga heas löögiulatuses nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikidele, et siis seal ka ei ole väga nagu hävitustööd tehtud. Et see näitabki, et nad hoiavad nagu teatud nagu sükast võimalust ikkagi saavutada teatud kokkuleppe või see võimumuudatus, mis on pigem tõenäoline ja ma arvan, antud juhul isegi see Ameerika Ühendriikide lähenemine on ratsionaalsem kui on Iisraeli lähenemine, sest mina ei näe seda, et ikkagi sellest revolutsioonilisest kaardiväest jagu saadakse nii lihtsalt. Et võib-olla ta saadetakse formaalselt laiali, see ei tähenda seda, et ta laiali on. Aga kindlasti ütleme niimoodi, et Iraan on ikkagi praegusel juhul teda surutakse põlvili, vaatame, mis on see tulemus. Seda tegelikult me ei saa, ma arvan, lähinädalate jooksul seal tulemust ei tule. Ma arvan, et see võtab veel aega. Ja, kindlasti. Et seal see ongi, et kuivõrd paljud üksused, nii siis Reza Pahlavi teine šah, kui ka Trump ja ameeriklased on kutsunud ja ka juudid on kutsunud üles muu hulgas ka rahvuskaardi erinevaid üksusi üle minema ja on ka lubatud sellega seoses amnestia. Et see on mõnes mõttes hästi läbimõeldud, et need väeosad ju asuvad hajutatult üle erinevates Iraagi linnades ja ka maapiirkondades. Et jällegi väga mõistlik lähenemine, et sa ei tee seda kõik või mitte midagi, vaid annadki võimaluse tulla. Et nagu on, et vahetage poolt ja te jääte ellu ja saate uue mingi modifitseeritud ja kaasaegsema valitsuse all jätkate oma tööd mingi politseijõuna. Peakriteerium lihtsalt, et nüüd on see hetk õige teil üle tulla ja siis säilitate oma elu. Väga ratsionaalne lähenemine. Ei muidugi, et nad peavad ikkagi jätma selle võimaluse, eks ole, et mitte suruma siis nagu seda koera nurka, kes teab, et tal väljapääsu muud pole. Nagu Iraagis juhtus, eks. Jah, et selles mõttes on see õige. Iraagi puhul läks valesti see, et ikkagi tegelikult kõik
jõustruktuurid sisuliselt saadeti laiali ja tegelikult olgem ausad, ega need jõustruktuure seal, ega nende liikmed ei karistatud, vaid nad lihtsalt jäid tööta. Ja sellest olid nad altid või ka võimelised minema näiteks Iraani agentideks, eks ole. Isegi öeldakse näiteks, et Hezbollah'l kui sellisel on Ameerikas näiteks umbes alla 1000 magava agendi, et keda saab kasutada vastavalt terrorirünnakuteks ära. Aga sellega on hästi huvitav asi, miks Hezbollah seda ei tee, on see, et kui ta seda teeks, siis ta keeraks Ameerika rahva arvamuse täielikult nii-öelda Iraani kui ka siis Lähis-Ida sündmustes toetaks sõjalist sekkumist. See oleks umbes sama nagu Pearl Harboriga juhtus, pärast seda oli rahva toetus selge, et Jaapaniga sõda pidada. Ja muidugi üks asi, mida ei ole vist ka Eesti debatis peaaegu üldse puudutatud, on see, et praeguse seisuga kontrollib USA kõiki maailma olulisi ookeani kaubateid. Panama kanal põhimõtteliselt hiinlastelt ja tagasi võetud ja nüüd on ka Hormuzi energia seisukohalt ikkagi ülioluline piirkond on põhimõtteliselt täielikult USA kontrolli all. USA on ka teada andnud, et nad hakkavad pakkuma siis eskortteenust nende erinevate kategooriad, igasugu hävitajad ja korvetid on võimelised kõik need droonid ära hävitama, mis mingi tankeri peale võivad tulla ja see nii kaua, kui olukord stabiliseerub, siis USA põhimõtteliselt juhatab need energialaevad sealt läbi, aga et lõppkokkuvõttes vastuseisus Hiina ja Venemaaga tähendab see USA-le ikkagi kaubateede kontroll, tähendab seda, et kui tuleks mingi väga suur vastuolu Hiinaga, nad praegustes oludes kontrollides kõike, nad on juba võimelised nagu Hiinale lihtsalt planeedil juba koha kätte näitama, et Hiina jääks ise isolatsiooni, sest neil ei ole enam Iraani, kellega mingeid teid sulgeda või omale mingeid eksklusiivõigusi saada. Tippame siis korra sealt Lähis-Ida skaalalt välja, eks ole, lähme globaalseks, eks ole, et selles mõttes on see Iraani küsimus on energeetiliselt hästi oluline just see Hormuzi väin, sest sealt liigub väga suur osa just eelkõige Aasia energiasisenditest, me räägime siis naftast ja gaasist, aga lisaks sellele on välja toodud ka väetised, mida sealt meeletult eksporditakse ja tegelikult kui see väetise kriis tekib, siis tegelikult võib isegi ütleme globaalne majandus päris tõsiselt kannatada just eelkõige toiduainete hindade tõusu tõttu. Et ja lisaks sellele on see kindlasti väga valus eelkõige Hiinale. Ja Venemaa puhul me näeme ka, et seda võimet abistada on pigem ikkagi jällegi, nagu me räägime, instruktorid ja energeetikud ja tõenäoliselt ikkagi Iraan tegelikult sai ka võimekuse tuumarelva luua Venemaalt tänu sellele šaheedidele ja kõigele muule toetusele, mille Iraan on Venemaale andnud. Aga tuleb arvestada, et see oligi võib-olla see aja, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti ajavälp oligi see, et Iraan ei saavutaks tuumarelva võimekust. Ja ma ütlen, et ei tasu unustada, et Iraanis on ikkagi revolutsiooniline režiim. Selline režiim ei ole võimul ei Põhja-Koreas, ei ole Hiinas võimul ega ka Venemaal. Et Nõukogude Liidu ajal oli, aga nüüd ei ole, eks ole, ja selles mõttes sellise... Nõukogude Liidus ka Brežnev oli pragmaatik. Lõpu otsas muidugi, aga siiski mingil määral ma arvan, et ka hiinlased on nõus tegema kokkuleppe ameeriklastega eelkõige selles osas, et toimub see võimumuudatus. Et see ikkagi selline teatud määral just selline revolutsiooniline režiim tegelikult destabiliseerib tervet regiooni. Iraan on seda väga efektiivselt teinud. Räägime kas või Saudi-Araabia magevee, eks ole, tootmisest, sest Saudi-Araabias ei oleks üldse nii palju elanikke, kui neil poleks sellist strateegiliselt võimalust on. Et see on nagu hästi selline, ütleme, juba pikka aega tegelikult söed on nagu hõõgunud, aga need pole lihtsalt põlema läinud. Ja tegelikult siin me võime rääkida ka tõesti Ameerika poliitikast ka, mitte ainult vahevalimistest, sest me oleme näinud, et Bideni ja Obama režiim, mis olid väga sarnased või valitsused, tegelikult tegid Iraanile väga palju järeleandmisi. Ja nad teatud määral vastandudes siis just Trumpile, eks ole, siis Biden jällegi lõdvendas tingimusi, aga Trump siis nagu pressib peale. Ja võib-olla Ameerika valimiste puhul tulebki arvestada, et kui vahevalimised toimuvad ja näiteks esindajate kojas Trump enamuse kaotaks, siis tal ei oleks enam sellist voli tegutseda. Et see on nagu selline teatud määral poliitikas sõltuv ajaaken. Aga selles mõttes rääkida, et Trump tahab mingit lühikest võidukat sõda, siis ma küsin, et kes ei tahaks? Et kas näiteks ükskõik milline sõjaline planeerija ei taha lühikest ja võidukat sõda, et see nagu on olemuslikult juba jabur väide, eks ole, et see on umbes, et kas sa, Peeter, tahad hästi elada? Ei, Mikk ei taha, eks ole. Nälgid ja haigused või õnnelik ja kannatused. Aga jah, et kõik see 47 aastat kurjust, mida Iraan on kogu maailma eksportinud, Liibanonigi täiesti sandistanud oma Hezbollah mahitamisega. Et Süüria samamoodi.
kogu regiooni võtnud pantvangi, et Lähis-Ida võiks olla üleüldiselt jõukas, rahumeelne, meeldiv piirkond, eks, kus saaksime Teheranis käia, ma ei tea, peredega ja sõpradega või kohvikus või Beirutist kiirrongiga Tel Avivi, eks, kui ei oleks Iraani ja nüüd siin kuulata seda hädaldamist selle üle, kuidas üks maailma kõige hirmsamaid hull fanaatik, revolutsionäär ja ajatollah Khamenei tükkideks tehti rahvusvahelise õiguse vastaselt, et mina ütleks täpselt nagu senaator John Kennedy täna hommikul vist USA Fox Newsi ühes saates, et rest in pieces Khamenei. et hea töö nii Iisrael kui USA ja loodame, et maailma rahu ja kogu planeedi heaolu sellest ainult suureneb, et äkki lõpetuseks veel mõni hea mõte või prognoos, et mis me kuu aja pärast näeme. No ma esiteks ütlen selle Khamenei surma kohta tõesti, et siis me nägime, kuidas New Yorgis juudid ja moslemid koos hõiskasid ja pidutsesid, et see oli tõesti ajalooline pretsedent. Mida tulevikus? Ma ütlengi, et kas saavutatakse täielik eesmärk või poolik eesmärk, et ühesõnaga mina ise prognoosin, et toimub võimu muutus ehk seesama transformeerumine. Et ma ei näe, et vana võim osaliselt uute elemente. Midagi Venezuela laadset, aga isegi ütleme nii pehmemal kujul ma kardan. Aga ma kardan, et sellega see konflikt lihtsalt ei lõppe. Või nüüd ongi küsimus, et mind üllataks tõesti see, kui toimuks võimuvahetus. Aga ma pigem ei näe seda konventsionaalset võimekust ega ka seda, et Iraanil ikkagi teatud tugi on, tal on teatud logistilised ahelad, seal riigis on 93 miljonit elanikku, ta on 1,7 miljonit ruutkilomeetrit, see on meeletu, millega tegeleda. Nii ta on, aga loodame, et kas või täna siis Iraani sisenenud ja USA poolt õpetatud ja assisteeritud kurdidki suudavad väikse leevenduse Iraani rahvale võitluses kõrilõigajate vastu tuua. Tänan sind, Art, nende tarkade mõtete eest ja tänan omakorda ka Postimees TV vaatajat ja meie saate ka kuulajat erinevatelt platvormidelt meid kuulamast ja kaasa mõtlemast ja järgmisel nädalal saates Peetri Pilk juba uued külalised ja uued teemad. Kohtumiseni, kõike head!